Tere, head aiasõbrad! Minu nimi on Lisette ja see on Äranärtsi podcasti järjekordne episood. Tänaseks teemaks on viljapuud. Tere ka minu poolt, minu nimi on Ülle Juhani Puukoolist ja tänaseks teemaks on meil tõesti viljapuud ja eelkõige just viljapuude haigused. Ja selleks oleme me täna siia kutsunud Maaülikoolist Kaire Loit, kes on seal taimetervise õppetooli kaasprofessor ja lisaks sellele on ta ka Eesti Taimekaitse Seltsi esinaine, mis on väga tähtis positsioon. Tere, Kaire! Tere! Äkki sa alustuseks natukene tutvustad iseennast, mis sa oled teinud, kuidas sa aianduse juurde jõudsid, et ma lihtsalt siia juurde ütlen, et meie Lisettega oleme mõlemad temaga kokku puutunud. Mina olen tööalaselt kokku puutunud, oleme koos Juhani Puukoolis töötanud, kasvatanud viljapuid, mina olen neid müünud, Kaire on neid kasvatanud ja ühel hetkel võtsin ma tema tööga üle seal ja jätkasin seda tööd. Nii et Kairel on hästi palju praktilist kogemust viljapuude kasvatamise osas. Ja Lisette on... Ja mina olen Kairega kokku puutunud seoses ülikooliga, et Kaire oli mul fütopatoloogia õppejõud kunagi. Ja väga tore ja ma tean, et Kairel on endal ka kodus väike talu ja kus ta ka ise kasvatab marju, nii et palun sõna sinule, et äkki sa natukene avad siis, mis su tegemised on ja kuidas aianduse juurde jõudsid? Oh jaa, ma kuulasin teie esimest podcasti ja kuulasin seda, kuidas Lisette kirjeldas oma teekonda Maaülikooli ja üldse aianduse juurde. Ja kohe siis ma hakkasin ise nagu meenutasin, et mismoodi mina jõudsin aiandusse, et natukene sarnane. Selles mõttes oli mu teekond, et mul on ka aianduse taust. Ma olen Maaülikoolis õpetanud nii bakalaureuse kui magistri, siis jah, aianduse erialal. Ja kui Lisette rääkis, et ta Maaülikooli läks teadmisega, et ta läheb rohkem toalilledest teada saama, siis minul oli tol ajal ka ikkagi suund ikkagi sinna lillede suunas ja kordagi vist ei olnud mul siis peast läbi käinud, et mind rohkem hakkavad hoopis huvitama viljapuud või nii-öelda kogu see söödav kraam. Aga jah, kuidagi läksid asjad teisiti, et miks võib-olla ma üldse aianduse kui sellise valisin, siis ma arvan, et see on meie perekonnas nagu põlvest põlve olnud, et see taimekasvatus on olnud au sees. Minu ema nii-öelda, minu jaoks on see selline hoida alles elus oma ema mälestust, kes kasvatas kes taime lillekasvatusega tegeles. Kas kohe nagu niimoodi taimlana või aiandina või? Ja tegelikult nõukogude ajal oli kombeks niimoodi, et inimesed oma kõrval nii-öelda tegevusena või nii-öelda sarnase ülekasvanud hobina, nagu ma täna teen, nii-öelda tegelen aiandusega, tegeles ka minu ema, kes oma nii-öelda põhitöö kõrvalt iga vaba hetke veetis krüsanteeme kasvatades ja sibulilli nii-öelda ajatades. Et päris suures mastaabis ikkagi, et tolle Leningradis käidi krüsanteeme müümas, et sealt natuke ta ikkagi sai, et ma mäletan, ma lapsest saadik olen ka käinud naistepäeval nartsisse siis müümas. Ja turu peal, et kuskilt ta ikkagi niimoodi, et kogu aeg oli ikka lapsest saadik nägid, kuidas ikkagi, et kõigil nii-öelda peres olid näpud mullas, et see oli väga tavaline. Aga jah, ma praegu siis oma töö kõrvalt tegelen põhiliselt viinamarja kasvatusega. Aga kuidas sa jõudsid taimehaigusteni ja üldse selle siis, kuidas seegi siis fütopatoloogiani, et... No see on natukene seotud selle aega, kui me sinuga koos töötasime, ma arvan. See on juba. et esiteks ma kuidagi märkasin, meil tuli ka juhendada tudengeid ja kes tulid nii ülikoolist kui siis kutsekoolidest meile ju praktikale suveks. Ja kuidagi ma ikkagi nägin, et mingi asi oli nagu katmata selles osas, et teadmist oli endal vähem ja kuidagi selline tunne tekkis, et mingi auk on katmata. Ja muidugi see oma osa oli siin
jah, ei sa taha kutsid lihtsalt kokku erinevate taimehaigustega, oli endal võib-olla vajadus leida mingisuguseid variante, et kuidas siis, eks ju, sest et ma mäletan lihtsalt, et ise ka, et kui kasvatasid, siis sa ikka puutusid kokku ja sa pidid lahendusi leidma, et millega siis tõrjuda, mida, kuna, kuidas teha, et aga muidugi puukoolimajanduses on see kõik ju natukene nüüd teistmoodi, et täna me keskendume koduaiale ja väga-väga loodame sinu käest just saada koduaednikele siis abi, et kuidas nad saaksid oma taimehaigustega ja võib-olla ka servast jõuame ka kahjuritest, sest et ega need meetodid ju kattuvad. Aga väga tore oli kuulda sinu tegemistest, aga lähme nüüd teemasse, ehk siis võtaks korraks selle viljapuu aia nagu rajamise teema või üleüldse selle, et kuidas endale teha üks hea viljapuuaed, kust ka saaki saada, et ma tean, et Lisette on endale rajanud siia Säretallu viljapuuaia ja sinul, Kaire, on ka viljapuuaed rajatud, et äkki Lisette, sa räägid korraks, kuidas sina rajasid või et mida nagu seal tähele panna, kuidas sa valisid sorte, kuidas sa valisid selle koha üldse, kuhu ma rajan oma aias viljapuuaia, et äkki sa natukene seda poolt avad, et kuidas see alguse sai ja mis on siis need tähtsad momendid selle juures? Ja minu viljapuuaed on siis rajatud 4 aastat tagasi, seal on rajatud sai pandud maha 60 viljapuud, sai pandud siis õuna, ploomi, kirssi ja pirni, jah. Kõik liigid ühesõnaga. Ja no kuidas ma sorte valisin? Ma teadsin seda, et ma tahaksin kindlasti mõnda õuna, pirni, et kõikidest nendest peaks olema midagi, mis on siuke hea söögimari. Siis on see, et millal nad valmivad, et nad valmiks, siis oleks nagu seda, et siukest head söögimarja oleks vilja, jah, vabandust, vilja oleks siis suve alguses näiteks võtta või et nagu siis varavalmivad, keskvalmivad, hiliselt valmivad, et oleks siukeseid erinevaid. Ja siis ma teadsin, et ma tahan nendest teha kas siis siidrit, mahla, veini, et nad võiks olla ka head nagu mahla või veini, ma tahan öelda marjad, sest ma ajan seda marjaga, sest mul see viinamari, mul on ka viinamarja põhiline. ja siis ma kirjutasin Üllele ja küsisin Üllelt, et kuule, mul vaata siuke plaan, et soovita, mis sorte ma peaksin panema. Ja siis Ülle pani mulle selle sortimendi kokku. Okei, aga Kaire, sinul nagu, et oli ka mingisugune agenda enne või lihtsalt, et tahaks endale häid õunapuu sorte aeda? Minul tegelikult, kuna ma sain see talu, kuhu ma siis oma kodu rajasin, seal juba oli palju viljapuid ja marjapõõsaid aias ja vanu siis sorte, õunapuid. Et siis lihtsalt ma kuidagi tahtsin täiendada selle hästi laia sordi valikuga, et üsna sarnaselt nagu Lisettagi, et mul oleks erineval ajal valmivaid ja nii-öelda siis erineva maitsega õunu. Kasutusvõimalused mahlaks, moosiks, värskelt tarbimiseks, eks ju. Ja mina olen ka alati nagu klientidele ka nagu nõu, et küsivad, aga milliseid siis ka just nimelt see varieeruvus on olnud nagu tähtis, kui just ei ole kindel, et ma tahan ainult siidrit toota, et siis on tõesti selge, et see valik on kohe piiratu. Ja muidugi nüüd ma ka võib-olla, kui ma oleksin nüüd uuesti saaks võimalus otsustada, et siis nüüd ma vaatan, et ma ei tea, võib-olla mingil ajal ikkagi nagu soovid muutuvad, vajadused muutuvad, et tuleks ikka mõelda nagu selle viljapuu valikul sellele, et kas mul on hoiustamistingimusi, et kui ma ostan endale selle talvesordi või hilissügisel valmiva sordi või mis vajabki järelvalmivist näiteks hoidlas keldris ja mul ei ole seda kohta, et siis võib-olla tasuks juba enne mõelda selle peale. Ja vaadataagi siis selle järgi, et mis võimalused on ja et võib-olla ka mitte, et kui ei ole plaanis teha näiteks mahla, siis või nii-öelda realiseerimisvõimalusi ei ole väga palju, et siis ei maksa ka väga samal ajal valmivaid suvisorte ka nagu istutada aeda, et siis sa oled hädas lihtsalt, et ei ole midagi teha sellega. Ja, sest nad kipuvad ikkagi
päris korralikult kandma Jah. aga nüüd ikkagi, et see võib-olla kuulaja jaoks oleks nagu hea, et annaksite nagu omapoolse nägemuse, et kuidas te valite kohta aias, et noh, et see on ju ka, et viljapuuaed, et ütleme, et kui inimesel on veel kõik on veel võimalik, kõik on ees, ei ole veel midagi rajatud, et kuidas seda kohta nagu valida? Mina langetasin otsuse selle järgi, et ma vaatasin seda, et kui palju päikest seal on, et viljapuud ikkagi tahavad saada maksimaalselt palju päikest, mina tahan saada magusat õuna, vaata. Ja siis päikesega, et sinna koguneks rohkem suhkrut, siis võiks olla päikselises asukohas. Et mina valisin selle päikselisuse koha pealt ja siis mulda vaatasin ka natukene ja ütleme niimoodi, et mulda vaatasin nii palju, et ma sain üsna kiiresti aru, et see koht, kuhu ma tahan seda rajada, et seal on väga kehva muld, aga seal oli hästi savikas pinnas, et sinna saab see aukude kaevamine raske olema, aga hästi oluliseks sai see, et seal oli, et ta oli tuulte eest varjatud näiteks koht, et siis on ka parem, et kui on mõned näiteks hekid või mingi, et on läheduses see, et ta ei ole nagu täiesti keset põldu, et kuna mul on siin rohumad ümber, et ta kuskile keset põldu panna päris ei tahtnud, et liiga nagu tuultele avatud. Ja siis on ka see, et see kõrg nagu natuke, et ma tahtsin panna selle viljapuuaia kõrgemale just ka sellepärast, et näiteks siin on hästi künklik maastik, et ei tekiks siuksed hommikuudud, et liigniiskust ei tekiks, mis võiks siis soodustada igasuguseid haiguseid, kahjureid, et ei jääks seda nagu seisvat oruõhku. Või ka mingi külmalohud näiteks, mis tekivad vist orkudesse nii-öelda, et ikkagi nii palju, kui on võimalik, siis ikkagi nagu tasuks arvestada sellega. Aga kõige tähtsam on ikka see, et see pinnas tõesti, et oleks võimalikult nii-öelda viljakas pinnas, et kui me tahame ikkagi saada ilusat vilja ja et puu tunneks ennast hästi ja iga aasta oleks piisavalt seda juurdekasvu võrsetel, et siis see toitu peab olema, et me sageli võib-olla nii palju ei mõtle selle peale, et need marjapõõsad viljapuud tahavad samamoodi ikkagi toitu saada, et nii-öelda head saaki kasvatada ja ütleme, et iga nii-öelda stressis puu ja põõsas on aldis ka kõigele kahjuritele, haigustele. Et see on number 1 muidugi ja kui me räägime muidugi üksikute puude istutamisest, siis võib-olla see valik on meil on võib-olla lihtsam teha, et tõesti, et hästi päiksepaisteline koht valida ja et nii, aga et kellel on plaanis võib-olla rohkem korraga rajada, et siis on enamasti on nii marjaaedades kui viljapuuaedades ikkagi see ka isegi see istutussuund, et põhjalõuna suunas üldiselt on soovitus istutada, et siis see tagab selle, et ongi, et päike saab nii-öelda igal ajal paremini ligi. Enamasti ka nagu ütleme siis see põõsa sise või need lehestik kuivab kiiremini ära, et nagu Lisette juba ütles, et mida niiskem, seda rohkem ütleme niiskust armastavad erinevad haigustekitajad, seened näiteks, et mida vähem nii-öelda või mida rohkem me ise saame reguleerida seda kasvukeskkonda sellega, et piisavalt õhku pääseb taimes liikuma, siis me loome nagu sellele haigustekitajale või kahjurile ebamugavama keskkonna. Okei, ühesõnaga, et lihtsalt need viljapuu read panna siis põhja-lõuna suunaliselt jooksma, mitte ida-lääne suunaliselt, et on selline soovitus. Põhja-lõuna suunas, jah. Väga huvitav, ma ei ole seda kuulnud nagu varem. Mina ka näiteks arvestasin seda, aga ütleme, et otseselt mitte nagu viljapuuaia puhul, vaid kui ma viinapuid istutasin ja kasvuvooneid planeerisin, siis oli küll see põhja-lõuna suunalisus, et tegelikult see vist kehtib tõesti kõigi viljapuu, kui istandiku rajada, et siis ta saab terve päev päikest ja õhk liigub. Aga selle rajamise juures siis, kui Kaire mainis, et oluline on pinnase ettevalmistus, siis mina seda näiteks ma olen mulle meeldib kohe rohmakalt peale lennata, teeme ära, küll hiljem siis hakkame parandama seda asja, et siis sellega oli ikka samamoodi, et ma tahtsin seda viljapuuad istutada, ostsin need
viljapuud ära ja siis hakkasin sellest savipinnasesse neid siis sisse murdma, aga tegelikult üsna kiiresti, paari aastaga nad küll läksid kasvama, välja ei läinud, aga ma nägin, et juurdekasv on väike, et hakkasin mõtlema, et tegelikult oleks võinud seda pinnast parandada ja siis nüüd eelmine aasta siis tellisin 10 koormat sõnnikut ja liiva ja siis panime siis, katsime kõik viljapuuaia sellega ja kohe tulemus oli koheselt märgatav, et see mullastruktuur on seal nüüd parem, juurdekasv oli täiesti hämmastavalt suur, muru on seal all roheline, et siit nagu soovitus, et ikkagi ennem kui tahta istandust teha, siis nagu mõelge pinnase peale, et see on palju lihtsam kohe alguses ära teha, kui see, et siis pärast hakata seal viljapuude vahel seda sõnnikut laotama, et see ja võib-olla teine asi ka, et ma ei tea, kuidas sinul see oli, aga ma olen vahepeal kokku puutunud, et ja muidugi mitte, et ma ise ei ole kunagi selliseid vigu teinud, aga et see istutusauk, et kui vahepeal tundub, et on nagu ei viitsi rohkem kaevata või suuremat auku ei jaksa enam kaevata, et siis piisab küll nagu. Aga et kui ikkagi nagu see istutusauk on sama suur nagu see istiku mullapall ise, et siis sellest head nahka ei saa loota, et ikkagi tasuks rohkem vaeva näha, korralik istutusauk teha sinna, kui on selline, ütleme, vaesem pinnas, et siis ikkagi sinna rammu juurde viia ja kohe näha, et istik nagu tänab selle eest. No jah, ütleb ju nimigi, et viljapuu ehk siis viljakust ta nagu annab, aga ta ootab ka siis selle taadnikult, et see omakorda siis aitaks kaasa, et muidugi hiljem võib ka, eks ju, väetisi ja kõike, et sellega püüda parandada, aga siiski olemasolev pinnas on selle kõige aluseks, sest ega lõppude lõpuks, kui sa paned talle väetist, aga kui see pinnas ei soosi selle väetise lagunemist ega taimel ka selle väetise omastamist seal pinnases, siis tegelikult polegi sellel kõigel mingisugust mõtet sellisel moel. Ehk siis, kes tahab istandust rajada, kindlasti siis seda pinnast eelnevalt võimalusel parandada, aga ka tavaline koduaias, kes 3 õunapuud endale istutab, ka seal on ikkagi mõistlik seda samas selles istutuskohas siis luua paremad tingimused, et kui see taim saab nagu minema juba või hoo sisse, et siis hiljem on juba lihtsam temaga, et see algus on nagu hästi tähtis. Aga nüüd, kui me rääksime, et need koht ja nii edasi, et kuhu istutada, et oleks siis see põhja-lõuna suund ja tuuled käiks läbi ja nii edasi, et siis võib-olla jõuamegi sellega vahekaugusteni, et mis siis on see tihedus näiteks, et see ju ka omakorda mõjutab, et kas seal on väga tihe ja saavad ka igasugused, ühesõnaga, et lehed ei kuiva kiiresti ära ja nii edasi, et milliseid seadusammusid olete teie kasutanud, kui nüüd kasutada sellist ühte väljendit aiandusest, et aga lihtsas keeles öeldes, et millist istutusvahet te olete kasutanud oma aia rajamisel? See on väga huvitav küsimus. Mis nii huvitav? Ma tahaksin küsida Kairelt kõigepealt, et kui kaugele siis peaks istutama? Kas sa tead seda? Kas on puuviljanduses selle kohta mingid, kas seal on reeglid, kui kaugele? Sest et mina lähtusin nagu sellest, mina etsin 4 meetrit ja lähtusin sellest, et ma ei taha väga suuri puid, ma tahan neid nagu pügada korralikult, ma tahan, et nad oleksid madalakasvulised ja minu nagu loogika ütleb seda, et kui ma neid, puu on selline nagu see, milliseks seda kujundad, et ja vastavalt sellele on see nagu, siis ma võtsin, et 4 meetrit võiks olla 4 meetrit on siis taime vahe reas, eks ju, aga rea vahe oli sul? Tead, ma pean minema praegult siis üle mõõtma, sest ma ei mäleta enam tegelikult. No 2 meetrit ikka või rohkem? Tead, ma arvan, et see oli 4 ja 4. Okay. Ja siis need on nagu maleruutu paigutatud. Okay. Ja siis, aga ma tahan, see ongi siuke, et mulle nagu tegelikult endale tundub, et ma ikkagi panin nad liiga lähedale üksteisele, mis on see, et nüüd mul on nagu väga kahju, sest nüüd ei ole enam midagi teha, sest ma neid välja küll ei viitsi kaevama hakata sealt, et eks näis, et nad on pisikesed praegult ja nagu eks siis tulevik näitab, aga mul on natuke siuke tunne, et nad said liiga lähedale, et siit olekski huvitav, et nüüd Kaire, et kas on nagu sealt selle teemaga rohkem kokku puutunud viljapuudega üleüldiselt, et kas on siis mingid reeglid? No
kõigepealt on oluline teada, ma tunnen natuke seda, et võib-olla ma olen natuke kaua nüüd olnud sellest istiku kasvatusest teemal ja sellest nii-öelda puuviljandusest kui sellisest ja olen keskendunud rohkem haigustele ja oskan inimesi surnuks rääkida sellel teemal. Kohe jõuame selleni. Aga et number 1 on ikkagi see, et te lähete istikut ostma, et siis tasuks veenduda. Iga istiku etiketi küljes on kirjas, et informatsioon, et kas tegemist, milline on selle viljapuu aluse tüüp, kas ta on madalakasvuline või on ühesõnaga, millisele viljapuu alusele see näiteks see õunapuu on poogitud, kas ta on madalakasvulisele või on siis vanades aedades on hästi suured lahmakad õunapuud. 6 meetrit. Enamasti on seemikalusel viljapuud, aga tänapäeval väga palju Ülle, paranda mind, aga et minu arvates väga palju enam seemikalusel õunapuid ei ole, võib-olla. Ei, jah, ei, selles mõttes, et seemikalus, see tähendab seda, et tal on nagu Antonovka seemik on see tavaliselt olnud, mida on kasutatud, et see on nüüd päris keeruline ja spetsiifiline jutt, aga jah, et me tõesti neid tugevakasvulisi õunapuid enam ei kasvata, et me kasutame siis pooke alusena nõrgakasvulist alust ja nii-öelda siis seda nagu poolnõrgakasvulist alust, et nende kahe vahel, et siis vastavalt siis mida siis klient nagu soovib, sest et enamasti tahetakse endale kergesti hooldatavaid madalakasvulisi puid aeda. Et jah, et aga luuviljaliste puhul küll kasutatakse jätkuvalt seemikaluseid ehk siis tugevakasvulist pookealust. Lihtsalt selle kindluse mõttes, et nad saavad paremini hakkama. Ehk siis see ütleb nagu midagi selle puu tulevase nii-öelda suuruse kohta. Ka öeldakse seda, et mida väiksem või nii-öelda madalakasvulisem on see alus, seda näiteks ütleme tundlikum on ta näiteks niiskustingimustele, liigniiskusest ta kannatab rohkem, aga ta samamoodi, kuna ta juurestik jääb üsna pinna lähedale, siis kannatab ta loomulikult põua korral. Et selles mõttes on igal juhul tugevama kasvulised viljapuud nagu ütleme ettemad kasvatada. Aga jah, kõik nii-öelda selle nii-öelda viljapuu aluse enda tüüp määrab ära, kui tihedalt me istutada saame, et me ju teame, et Juhanipuukoolis on ka igal aastal olnud müügil need toredad sammasõunapud, et näiteks Saksamaal on istandused, õunapuu istandused siis rajatudki näiteks väga sageli ainult sammasõunapuudega, mis võimaldab teha väga tihedad read ja väga nagu ka kitsad reavahed, et kuna neil ei ole ütleme siis tavalises mõttes võra kui sellist, et siis päike pääseb viljadele kenasti ligi ja ütleme siis, kui me räägime nagu hektari mahutavuse mõttes, siis mahub sinna palju rohkem puid ja saak on ka väga hea. Jah, aga ma korraks ikkagi apelleerin selle tugevakasvulise õunapuu puhul, et seda, ühest küljest võib öelda, et tal on häid omadusi, miks teda kasvatada, aga tal on ka omad puudused. Et kui ikkagi koduaias inimesed ootavad seda, et viljapuu hakkaks ruttu kandma, siis arvestage, et tugevakasvulisel alusel võivad teatud sordid hakata kandma 8., 10. kasvuaastal, nii et päris kaua tuleb oodata, et see seemika alus siis lükkab seda viljakande algust edasi. Ja teine on see, et seal sa pead olema väga hea lõikaja ja teisest küljest sa võid ka olla väga hea lõikaja, aga lõppkokkuvõttes sa ei saa väga palju lõigata seda puud, sest kui sa teda väga tugevalt lõikad, siis ta paraku ei kanna, vaid ta ainult kasvatab seda, kogu aeg kompenseerib seda võrset ja seda mahtu tagasi ja see saagikus on lihtsalt väike ja nad kipuvad kandma ka üle aasta. Üldiselt nad on hästi tundlikud sellele, et sellepärast ikkagi enamasti nii õunapuu aia, ütleme kes siis nagu tootmisaiad, kui ka koduaedades on mindud üle ikkagi siis nimetame kloonalused, ehk siis need on siis sellised pookalused, mis on siis nõrga või poolnõrga kasvulised alused, mis siis tegelikult kõiki neid eelpool nimetatud hädasid leevendavad siis, et nendel ei ole siis neid omadusi, et nad hakkavad ruttu kandma, nad on suhteliselt saagikad.
ja nende lõikamine on lihtsam, kui on seemikaaluse puu lõikamine. Et aga mis siis on, ütleme, et olla nagu aus ja anda ka siis sellele teisele poolele mõned negatiivsed omadused, siis mis neil on see, et nad on ikkagi lühiealisemad, et selline madalakasvuline viljapuu kasv on aias kuskil 30-50 aastat on selline hea saagikindlusega, erinevalt seemikaalusel, kes võib olla 80 aastat, võib olla ka 100 aastat aias vastu pidada, et nemad on ikkagi lühiealisemad ja vajavad kindlasti toestamist. Et kuna nad hakkavad väga varakult kandma, et siis nad lihtsalt juba oma viljade raskuse all kipuvad murduma ja üleüldse nende nagu see seisukindlus on nõrgem, nii et vajavad kindlasti toestamist. Et ma tean, et Liis-Ette, sina vist toestasid praktiliselt kõik puud endal ära aias kohe. Alguses küll jah, et ikkagi ka sellepärast, ma panin sinna lihtsalt, ma panin toed ümber, esiteks sellepärast, et kuna mul ei ole aeda, siis ma panin igale viljapuule omaette võrgu metsloomade vastu ja siis pluss on see, et tõesti, et need on toed, kuhu külge saab ka viljapuu kohe ära siduda, et kuna siin, tead, et ta kasvaks ikkagi ilus ja sirge. Minu jaoks on alati oluline see, et asjad oleks ilusad. Nii, ja nüüd ja selle, just nimelt, et ikkagi see toestus on tegelikult oluline ka, et muidu ta seal istutusaugus kogu aeg tuuled ja kõik teda kõigutavad ja siis see juurduminegi võib olla raskendatud selle tõttu. Aga mis siis see kokkuvõte sellest istutuskaugusest on? Et kõigepealt siis istutame siis... Et üldiselt see on etiketil märgitud või? Ei ole. Ei ole. Etiketil on märgitud, mis on selle puu kasvu alus siis või ütleme nagu, kas ta on, mis tugevusega see puu on? Kas ja siis ma peaksin sellest lähtuvalt siis arvad selle sinul oli vist, ma arvan, et võis olla M26, mis on kõige klassikalisem kloonialus. Ma arvan, et sa võisid ikkagi nagu väga õige kauguse valida, kui sa niimoodi istutasid, et ma ei ütleks, et nad oleks pidanud veel kaugemal. Ikkagi see kuidagi, ma vaatan sükest, vaatan isa mingit vana õunapuaeda, siis vaatad neid suuri õunapuid, siis mõtled, et oi. et kui nad selliseks lähevad ja 4-meetrise vahega on, siis tuleks neid umbes üle 1 maha võtta sealt vahelt. No mina olen näinud neid erinevaid istandusi, et tegelikult üks kõige drastilisema variante on tegelikult istutada 1,5 meetrise vahega ja sellised õunaaiad olid rõnguaias, kus rajati, aga sinna on väga valitud sordid ja algusest peale on nad õigesti lõigatud ja neid hoitaksegi suhteliselt kitsana ja madalana ja need eesmärgid on teised, et ühe puu peale tahetakse saada vähe, aga väga kvaliteetse välimusega õuna. Ehk siis minimaalne on tõesti, kui on madalakasvulisel alusel, võib istutada 1,5 meetrit vahe, aga see reavahe on siis 4 meetrit, aga puuvahe reas on 1,5. Aga see tähendab tõesti väga oskuslikkust. Ma koduaedadesse olen öelnud niimoodi, et tõesti see Liis-Ette välja käidud, see 4 meetrit on väga okei. Kui sa oled ka suhteliselt hoolikas lõikaja, siis see minimaalne 4, aga maksimaalne tegelikult võib olla ju 50 meetrit ka, kui ta jääb sinna ühte tsooni, kus on võimalik, et kui on vajalikud tolmlemised, et tal saab tolmeldatud ja nii edasi, et koduaias võib olla palju loomingulisem, et kui ei ole tehtud istandust, et istanduses peavad nad tõesti mingis reas olema, aga koduaias võivad nad olla. Nii et ma olen mõnikord öelnud inimestele nii, et miinimum 1,5, maksimum 50 meetrit, et kuidas teile sobib, aga klassikaline et 4 meetrit vahe on väga hästi. Okei, siis on sellega, see on selgeks tehtud. Võib-olla me jõuame ühe väikese teema. Mul on ka üks väike teema. Aga kellelt sul see küsimus on? Minul on küsimus sellest, et näiteks minu käest hästi palju küsitakse koduaedades seda, et aga kuidas on sellega, et ikkagi peab olema emas ja isas taim või et on vaja ikkagi seda teist taime sinna juurde või mitu ma peaksin panema, et need küsimused just, et see, et kas on vaja siis näiteks luuviljalistel, kas on vaja teist taime kõrvale?
Sa räägid tolmlemisest? Ja tolmlemisest, jah. Ja. Loomipuude ja maguskirsipuude puhul on kindlasti väga oluline seda teada, muidu me võime endale aeda osta puu, mis ei hakkagi meil kandma. Et linnaaedades võib-olla ei ole see nii suur probleem, sellepärast, et me võime kujutada ette, et see võib juba päris mitmekesine olla, et tuulega ikkagi putukatega see tolm lootes, et mõnel naabril läheduses on mõni puu, kust suure tõenäosusega see vajalik tolm levib meie puule, on olemas, aga maal kindlasti, kus tõenäosus on väiksem, ma tean ise omast käest, probleemile leidus alles siis lahendus, kui ma hakkasin umbes enda jaoks mõtlesin välja, mis võiks talle olla potentsiaalselt nagu paariline, mis tagaks selle, et hakkab kandma ja see õnnestus. Jah, et siin on küsimus sellest õietolmu steriilsuses ja mitte õietolmu steriilsuses või õietolmu viljastusvõimekuses. Et seal on teatud sordid, mis kindlasti oma vahel vajavad tolmlemist, et ja Kairel on õigus, et luuviljalised on siis nagu selles osas kõige tundlikumad. On see sildil märgitud? Jaa, see on sildil märgitud, et vähemalt meil on puukoolis küll on taimesildi peal antud tolmeldamisnõuanded juurde, et selle sordi juurde võiksite osta ka selle ja selle tolmeldaja ja on ka tolmlemistabelid. Et saab ka sealt vaadata, et vähemalt nende sortide osas, mida me müüme, et aga sorte on rohkem, nii et tasub enne siis kas internetist uurida või siis ka kohapeal küsida müüjate käest, et nad oskavad nõu anda, et jah, aga on ka sorte, mis on ise tolmlejad, nii et kui on aias piiratud ruum, siis tasub neid ise tolmlejaid sorte, aga siiski väike selline nüanssina juurde, et öeldakse, et siiski 2-3 puud tolmlevad paremini aias kui ka see üksik ise tolmleja, kui seal on ainult üks ploomipuu aias seal üksinda ja veel maal, siis on see tõenäosus, et ka ta üksinda väga hästi ei kanna või vähemalt on see saak on lihtsalt madal, et ta ei ole väga saagikas. Et jah, et seda võiks ennem tõesti uurida. Aga nüüd ma arvan, et see sissejuhatav teema on meil siin nii toredasti haaranud praktiliselt pool podcasti juba ära, aga et läheks siis täpsemalt viljapuu haiguste juurde ja ehk siis ka jõuame kahjuritest, et Kaire, et äkki sa natukene avaksid seda maailma meile selle pilgu läbi, et kui suur probleem üldse on viljapuu haiguste levik täna, kui palju neid on, ma ei tea, võib-olla oskad see numbri öelda või mis on need tüüpilisemad haigused, mis koduaias viljapuid kimbutavad? No praegu ja aegu ikkagi on see püsimatuna, nii et selles mõttes või muutumatuna olnud, et kõige enim levinud viljapuu meil aias ikkagi on õunapuu ja õunapuu haigustest ma arvan, et vähe inimesi, kellel on aias õunapuu ja ei ole näinud mädanevat õuna viljapuu otsas. Ka praegu näiteks, et kui te vaatate, võib-olla on usinamatel on viljapuulõikus kenasti tehtud. Kui te vaatate nüüd ka isegi lõigatud viljapuule otse ja näete seal mõnda sellist kuivanud puuotsa jäänud mumifitseerunud vilja, et siis see on puuviljamädaniku tagajärg, et puuviljamädanik on kõikjal maailmas üks. See ei olegi üleküpsenud õun või? Jah, et ja ütleks ka seda, et ükskõik mis vili, kui ta hakkab mädanema, ei mädane ilma põhjuseta. Seal on ikkagi enamasti taga see sama puuviljamädanik. Et ja puuviljamädanik siis ütleme levib nii õunapuudel, pirnipuudel kui ka kõikidel luuviljalistel. Et tegelemist on seenega, kes seda tekitab. Ja ütleme siis, et teine õunapuudel väga levinud haigus, mille märke me kohtame üsna sageli ka näiteks turult või poest õuna ostes, on kärntõbi. Et kes meist ei oleks näinud sellist õuna, millel on selline natukene krobelised laigud koore pinnal,
Mina tean, et see öeldakse, et oi, see on puhas ökoõun. Kusjuures mina näiteks, kui ma õuna ostan ja näen, et seal on sellised, ütleme, kas see on kärnalaigud peal või mõned, ma ei tea, õunakoi käigud näiteks on, et siis see on ju otsene märk sellest, et seda õuna on potentsiaalselt vähem kemikaalidega töödeldud. Et vastasel juhul oleks ta ilus, särav, sile, väga nii-öelda kutsuv ja enamasti need sellised ilusad, säravad, kutsuvad viljad on saanud kordades rohkem ikkagi nagu keemilist. Et tegelikult peaks poes hoopis vaatama selle järgi, et kus on rohkem mingid laigukesi ja käigukesi ja mingid mullikesi, et siis tõenäoliselt see on nagu tervislikum õun. Mina selle järgi enam-vähem vaatan. Ühest küljest küll, aga teisest küljest saad teile võib-olla teinekord midagi süüa selles mõttes, et kui ta on väga kahjustunud ikkagi, siis ja ma võin öelda, et see kahjustuse aste peab ikka olema kuidagi kontrollitud. Ma ise olen selles mõttes oma aias ju see, kes ütleme, ma olen kõva teoreetik, aga tegelikult ma saan öelda, et natukene on ikkagi minus nagu praktikud ka, et ma näen oma silmaga ja ma vaatan, korduvalt vaatlen aias hooajal ringi, mis toimub ja sisuliselt ma jälgin kogu seda näiteks selle puuviljamädaniku nagu tsüklit tema nagu nakatumisest või ütleme siis nähtavate sümptomite ilmnemisest kuni lõpuni välja, kuni kõige see drastilisem pilt on nagu käes, kui ma olen näiteks otsustanud mitte kevadel teha näiteks viljapuid desinfitseerivat kas vasepreparaadi või rauapreparaadiga pritsimist. Nende vahenditeni me veel jõuame. Siis ma, kui ma ei ole seda teinud ja see tulem on lõpuks selline, et ma ikkagi poole oma saagist vean käruga lõkkesse või lõkke asemele, et siis tavaliselt see sellega lõppeb nagu, et see ei ole see koht, mida me nagu tahame ikkagi nagu korduvalt näha, et mingid haigused ikkagi põhimõtteliselt võivad hävitada enamuse saagist, et ühel hetkel, kui on väga vihmane aasta, nagu me rääkisime juba, seened armastavad, kui on märg ja vihmane ja eriti, kui on näiteks olnud rahe või mingi muu näiteks, ma ei tea, mingid muud mehaanilised kahjustused, siis ja on õunale siis tekkinud või siis ka luuviljalistele väiksed mingisugused nagu mikrohaavad, mille kaudu need seenejaused kenasti sinna sisse saavad tungida sinna vilja, siis sellistel aastatel me võime kindlad olla, et see kahju on nagu veel suurem, kui me nagu kartsime või arvasime. Aga seal on ju ka see, et tegelikult kui see mädanik on sinna sisse saanud ja aga see õun on ära küpsend, siis ma nagu lõikan selle välja, et ega see ju inimesele tegelikult kahjulik ei ole, et niimoodi kodutarbijant, okei, ma ei saa seda turustada, et poes müüa, aga kodutarbijana, et kui ta ei ole veel sellesse päris nagu nässfaasi jõudnud, siis mul on nagu lapsepõlvest mälestused kuskil, et see on selline, et võetakse puu alt õun, näed, nats pool on mädanenud, lõigatakse see ära ja siis süüakse ikkagi ära nagu, et kas see nagu et see ei ole siis kahjulik, on ju, et ta kuidagi inimesel tervisele. Muidugi on väga väheseid, ütleme siis taimehaigusi või haigustekitajaid, ütleme niimoodi, mis põhjustavad inimesele ja loomadele kahju. Nüüd selle puuvilja mädanikuga, näiteks kui me poolmädaneva õuna paneme, ütleme siis, hakkame õunamahla tegema ja need poolmädanevad või mädaplekiga õunad satuvad meile ikkagi õunamahla sisse, siis seal on ka uuringuid, et tegelikult päris nii ei ole, et täielikult inimesele ohutu on. Et seal võivad tekkima hakata nagu sellised protsessid, et seal hakkavad teatud seened hakkavad toksiine produtseerima ja siis juba mingil määral on see ikkagi nagu aga mahlas niimoodi see on suur, seal on ikkagi suur kogus õunu on selleks, et see, ma ei tea, klaasides mahla saada, et tegelikult põhimõtteliselt siis puu alt nagu väikeste natukene mädanenud õuna võtta, sealt see mäda koht ära lõigata ja niimoodi ära süüa, kui seda massiliselt ei tee, siis see on okei.
no jah, kuigi ütleme niimoodi. No lihtsalt küsimus on selles, et näiteks kui sa nagu mädanenud vilju tõesti kasutad töötlemiseks, siis minu teada need ei säili nii hästi. Nad kipuvad minema lihtsalt käärima ja mädanema siis kas on mahl või moos ja mis iganes, et tegelikult kui me tahame nendest saadustest teha järeltöötlust või midagi ma ei tea, tõesti moose teha või nii edasi, et siis tegelikult ta peab olema ikkagi nagu mädaniku vaba. Et mädanenud puuviljadest ei saa väga midagi muud nagu teha. Et sa võid jah niimoodi süüa, et sa noaga lõikad selle välja ja inimesed ei tea. See on muidugi nagu see, ütleme, mis saab pärast, aga tegelikult ma võib-olla nagu pööraks tähelepanu sellele, et kui me nüüd ikkagi vaatame nüüd sinna õunapuu otsa täna on ju, ja me leiame mõne mumifitseerunud vilja seal on ju, ja võib-olla meil on veel lehed on riisumata puu alt, et paljude jaoks lehtede riisumine kui selline on, see on palju poleemikat tekitanud, et kas tasub seda teha või mitte, aga tegelikult ma võib-olla natuke võib-olla avan seda maailma, et kus need seened siis meelsasti ellu jäävad või talvituvad või nii-öelda siis endale selle talvitumispesa tekitavad, et see on lehtede vahel, lehtede sees, lehekudede vahel. Just siis puu all. Puu all, siis nendes samades mumifitseerunud viljade peale, kui te vaatate, et see tegelikult on kattunud selliste nii-öelda seene valgete selliste kogumikega, et see ei ole midagi muud, kui see seen on tekitanud enda jaoks sellise mõnusa koha, kus ta saab uuel hooajal, kui nüüd ilmad on uuesti soojaks läinud, niiskus on taas piisavalt niiskust, soojust ja siis nad saavad mõnusalt jälle levima hakata sealt, et aga kui me saame ennetada ja pisut selle need lehed ära koristada, kõik selle ära koristada, kus see haigustekitaja oma kanda kinnitab, siis me saame juba palju ära teha. Aga mul on kooliajast meeles, et vist kahjurid ka talvitusid nagu puude all pigem, jah, et kuskil mullakihis mõned ja niimoodi, et siis putukad ma just pean silmas, et... No see on jah, taimekahjurid selles mõttes, eks see käitumine on täpselt üks ja see sama, et ega nad väga kaugele oma söödalauast ei lähe ju, ei haigused ega ka kahjurid, et nad on ikkagi seal samas, kus neile seda toitu jagus, aga et kui nüüd nende haigustega nagu edasi, mille meil on siis puuviljamädanik, eks ju, mida kõik on näinud, aga nad ei ole võib-olla seda nime enda jaoks nagu kinnistanud, kärntõbi, et kas on veel mingisugused, mida sa tahaks nagu välja tuua, et mis on sellised tüüpilisemad haigused, et kas on veel midagi või on need kaks põhilised, mis kahjustavad, kas näiteks ploomikotttõbi, kas see läheb puuviljamädaniku alla või see on eraldiseisev haigus? Ja ploomipuu kotttõbi on eraldi, kuigi ma ütlen, et ploomipuu kotttõbi isiklikult olen vist, ma olen proovinud olla nagu hästi tähelepanelik, aga ma olen teda ikka väga harva kohanud, kuigi see on nüüd haigustekitaja on sama, kes tekitab toomingatel kotttõbe. Ehk siis põhimõtteliselt, mida ta teeb, on see, et ta venitab selle vilja pikaks, luuseemet sinna sisse nagu ei teki ja sisuliselt, mida me ei saa, on saak või osaliselt ei saa, on ju. Et jah, ma võib-olla nagu näiteks ploomipuurooste on mõnedel aastatel selline üsna sage, aga jälle ma ei ütleks, et ta ütleme saagi mõttes või koduaia mõttes nagu erilist tähelepanu nagu vajaks, et loomulikult oleks tore teada. Aga kuidas ta väljendub, see rooste või kuidas ta ära tunda lehtedel, võrsetel? Ja lehtedel, et kui see sõna rooste iseenesest natukene juba nagu reedab, et millega tegu on, et kui me näeme enamasti ka vaarikatel näiteks lehtede alla selliseid roostekarva selliseid kogumikke, nimetame neid roostepustuliteks, mis ei ole mitte midagi muud kui põhimõtteliselt eoste kogumid.
et seal on hästi tohutult tegelikult eoseid, mis nagu tuulega on valmis väga kaugele levima. Ja just ongi niimoodi, et kui me lehe peale vaatame, siis lehe peal on enamasti niisugused nagu me näeme selliseid kollakaid laigukesi, aga lehe all on siis need roostekarva pustulid või kogumikud. Et see on siis rooste. Aga kui me selle puuvilja mädaniku ja kärntõve juurde tagasi tuleme, et siis kärntõve puhul, kui õunapuu kärntõbi on selline, mille puhul valdavalt ikkagi ütleme põhiline, ütleme siis probleem seisneb selles, et saak saab rikutud, siis tegelikult on ka pirnipuu kärntõbi, mis on sama nii-öelda perekonna seene poolt põhjustatud, aga nad siiski on nagu selles mõttes perekonna spetsiifilised, et õunapuu kärntõve tekitaja ei lähe pirnipuule, aga sama perekonna sees ja põhimõtteliselt on neil elutsükkel on sarnane ja kõik on põhimõtteliselt sarnane. Et aga mis ta pirnipuule eriti teeb, on see, et kui ta õunapuul ei kahjusta võrseid, siis ta pirnipuu puhul võib mõnedel aastatel väga oluliselt võrseid kahjustada, et kui te näete, et oksad on võib-olla tipust tumenevad, sageli on talvekahjustused, ütleme jah, sellist kuivand oksi on vahepeal päris palju sees, et siis see võib olla tingitud sellest, et meil on olnud tugev kärntõve nakkus. Ja, et seda me tegelikult päris palju kuuleme ja see muidugi ka on ehmatav, sellepärast, et me ei saa üle ega ümber ju sellest kõige hirmu äratavamast haigusest, millest on palju räägitud ja millest me ka täna siin räägime, siis viljapuubakter põletik, et üks haigustest sa veel ei ole seda nimetanud, aga kuna pirnipuude puhul need nähud on nagu hästi sarnased, et need võrse otsad lähevad mustaks, aga nüüd sa võid täiendada, et mis see vahe siis on, et meile hästi tihti jõutakse selle hirmuga istikaarisse näiteks, et mul on pirnipuu võrse otsad läinud mustaks, et oi, kas mul on nüüd see hirmus kole bakter põletik? Ja neil on hästi sarnased tunnused, et sageli isegi võib seda olla, et kui viljapuubakter põletiku puhul, ütleme siis raamatutarkus ütleb, et me peame kuskil seal keset suve, siis näeme, et noorte võrsete tipud on nagu, ütleme siis karjusekepi kujuliselt tagasi kooldunud niimoodi konksus, siis tegelikult sarnane pilt võib olla ka kärntõve nakkuse järgselt. Et kõigepealt ikkagi tasuks kahtlustada nii-öelda meil kõige rohkem levinumaid haiguseid ja teha kõik selleks, et need samad haigused ei saaks meil väga hullult aias levida. Mida saab praegu teha on see, et minnagi sinna selle pirnipuu juurde ja lõigata välja kõik need kuivanud oksad, mis on potentsiaalselt selle kärntõvega nakatunud, sest kui Lisetta ütles, et need putukad enamasti lähevad sinna puu alla ja või nii-öelda siis sellesse puu alusesse lähimasse mullakihti nii-öelda talvituma ja peitu, siis nii haigustekitajad kui putukad lähevad ka koore alla peitu, eriti kui on koorepraod või siis sammal või et siis teha ka seda, et kõik nii-öelda oma puu selles mõttes üle vaadata, et oleks ilusti igatepidi hooldatud ja vanad kahjustunud oksad välja lõigatud enne, kui see hooaeg uuesti pihta hakkab. Siit minul tekib kohe küsimus, et kas siis hästi palju räägitakse sellest, et kui sa midagi nagu välja lõikad, mis isegi kui sa kahtlustad, et seal on kas siis mingi kahjur või mõni haigus, et siis kindlasti ära põletada oksad, et kas see on nagu, kas see on, et mitte visata siis komposti hunnikusse näiteks, vaid ikkagi eemale viia, ära hävitada, ära põletada, et kas see on nagu sihuke ütleme, et nagu, kas sellel on alust või mitte või et kas see on ka nagu, on see siis soovitatav või ma võin visata need oksad, lehed näiteks siis ka lihtsalt komposti hunnikusse, mis on eemal sellest puuviljaaiast? Nüüd oleneb kompostimistehnoloogiast ja korralikult on see kompostimine selles mõttes teostatud, et kui me peidame ära ütleme siis selle võimalikult kahjustunud materjali mingi muu kihi alla,
mis takistab nendel eostel sealt ütleme siis õhukäes ikkagi vabanemast. Noh, siis see kompostimine on täitsa okei. Aga kui me viskame sinna komposti hunnikusse ja jätame ta ikkagi isegi kui ta on võib-olla, ma ei tea, isegi kui ta on kilomeeter eemal, siis tegelikult see ei pruugi olla piisav, sest seened ikkagi levivad eostega ja osadele seentele on omane väga nii-öelda kauglevi. Et selles mõttes pigem ma ütleks oksad põletada ja mitte mingil juhul, et me lõikame nüüd oksad ära, siis mõtleme, et meil on nüüd see töö tehtud, või marjapõõsad või mis iganes, kas kui me räägime roosidest või millest iganes, siis need oksad võiks ikkagi võimalikult kiiresti ära toimetada sealt, eriti nüüd, kui ilmad lähevad järsult soojaks on ja need seened ka seal ärkavad ja nad juba leiavad selle esimese, juba nad levivad ja leiavad juba esimese selle koha, kus arenema hakata. Ma saan siis õigesti aru, et tegelikult enamuse haiguste põhjustajateks on seened, sest sa mitmeid kordi ütled, et need seened, nad on seal kuskil, nad on seal peidus, nad tulevad sealt välja. Et aga ma lihtsalt korraks ühe nuansi veel siia juurde, et aga millist rolli, ma tean, vaata on ka kahjurid, eks ju, et kui palju nagu kahjurid mängivad nende haiguste levimise juures rolli, et kas nendel on ka nagu siin, me oleme kuulnud, et lehed täid, seal viivad haigused edasi ja nii edasi, et kas sellel on ka tõepõhjal? Kui ma võib-olla korraks jälle lähen tagasi sinna puuviljamädaniku juurde, et siis kui te näete aias mädanevat vilja, väga sageli, kui seda vilja lähedalt uurida, et ta ei ole veel nagu ütleme siis üle terve selle vilja nagu ütleme see mädanik ei ole hõivanud seda vilja, siis tegelikult on näha, et enamasti on selline ütleme putuka või mingisugune sisenemiskoht või kahjustus, mille ümbert see mädanik hakkab laiemaks minema või haarama seda vilja. Et see on üks koht, et igasugused putukad, kes nii-öelda võivad nii-öelda seda vilja kahjustada, on potentsiaalselt nii-öelda kas ka head putukad siis? Ka head. Ükskõik, kes putukatest võivad olla sellele mõnele seenele nagu sinna taime tungimiskohaks. Aga kui me räägime näiteks mõnedes, sinu küsimusele, et tõesti seened on meie kontinendil kõige rohkem ikkagi ütleme siis haigustega seotud, kõige rohkemate haigustega. Et kui me räägime soojemast kliimast, soojemast ja niiskemast kliimast, siis seal on bakterhaigustega rohkem probleeme, mis tõttu meil ka seesama nii-öelda inetu nii-öelda ainukene karantiinne haigus, millel proovitakse nii-öelda siis kätt pulsil hoida, et ta meil ei leviks siin, ei selliselt ja ulatuslikult ei levi, on see, et meie kliima soosib täna veel seda mitte levimist. Meil on jahedam, meil on ütleme bakteritele levimiseks nii-öelda ebasoodsam keskkond. Aga kuidas on kahjuritega, kas pigem on nagu siis haigus, et pigem on seenhaigused, need, mis meie viljapuid ohustavad, kui siis näiteks, et ongi lehetäid, igasugused õunamähkurid, sellised asjad, et kui palju sellega hädas ollakse? Ja ütleme, et tegelikult, mis me näiliselt ikkagi me näeme, et mis saaki enamasti meil koduaias rikub ongi, et on haigustest on puuviljamädanik, kärntõbi ja puuviljamädanik, siis nagu ma enne ütlesin ka, et ka puuviljamädanik on ka kõikidel luuviljalistel, ka virsikud, aprikoosid, ploomid, kirsid, kõik. Nüüd ja puuviljamädanikku me räägime ka, kui ma ütlesin, et kärntõbi nakatab niimoodi, võib pirnipuid nakatada, et võrsed saavad tugevalt kahjustada, siis puuviljamädanik võib näiteks hapukirsipuid niivõrd kahjustada, et hapukirsipuude võrsed on tugevalt tippudest ära kuivanud ja samamoodi tagasi kooldunud. Lehed kuivavad sinna ära ja sageli ei teata, et mis see põhjus on ja see on täiesti tavaline puuviljamädanik, et mida saab ka
et ära hoida. Et me tihti arvame, et puuviljamädanik, see tähendab, et see on ainult viljal, aga tegelikult see avaldub nii lehtedel, võrsetel, et tegelikult ongi see üks ja see sama haigus, aga lihtsalt kõik need taimeosad siis on nakatunud sellest ja käituvad siis vastavalt selle haiguse. Luuviljalistel veel, mida me sageli aias näeme, et ühel hetkel, ütleme keset suve, ploomidel ja maguskirsipuudel enamasti lehed lähevad auguliseks. Jaa. Keegi sööb need augud? Ei söö, et see on luuviljaliste lehepõletik ja see on jälle seenhaigus, et kõigepealt me näeme selliseid punakaid laigukesi ja need laigud siis ühel hetkel vajuvad sisse või välja sealt ja jäävad alles augud. Inglise keeles oli ta minu arust oli shot hole, ühesõnaga selle jälle augu järgi. Luuviljaliste lehepõletik, aga kas see on ka õunapuu lehepõletik? Ei ole. Okay. Et ja korra veel, et kui me rääkisime haigus peale seente, nii-öelda tegelikult vähem küll, veel tõsiselt vähe pööratakse tähelepanu, aga ütleme, mida soojemad on meil tulevikus sügised, seda rohkem hakkab meil olema probleeme tõenäoliselt lehetäidega. Meil on rohkem lehetäiliike, meil on rohkem putukaid, kes meil suudavad siin keskkonnas talvituda, ellu jääda ja need putukad ei ole mitte midagi ka enamat, kui nad on paljude viirushaiguste vektorid, ehk siis siirutajad, ehk nad kannavad oma suistes siis viirust, taimeviirust edasi ja see võib ühel hetkel olla väga suureks probleemiks. Aga viirushaiguseid praegult ei ole veel? Järjest rohkem on ja see on järjest suurene probleem, aga täna veel pööratakse sellele vähe tähelepanu. Nojah, kui ta hakkab tootmisi mõjutama, siis hakatakse juba rohkem tähelepanu ilmselt pöörama. Ja see on lihtsalt see, et sügisel, et kui me räägime kahjuritõrjest, et siis tootmistingimustes tasuks kindlasti mõelda selle peale, et viljapuudel teha siis lehetäitõrjet. Sellepärast, et lehetäid tulevad soojade õhuvooludega soojemast kliimavööndist meile ja kannavad endaga kaasas päris palju selliseid viirusi, mis võivad meil tegelikult probleeme tekitada. Kohutav. Nii, aga jõuame siis sinna, et aga mis siis teha? No me ei saa ju seda kliimat muuta, see kliima läheb meil siin soojemaks ja vahest on päris tore, et need sügised on soojad, aga nüüd oli meil vahva külm talv, võib-olla see natuke tõmbab haigusi tagasi. Aga kui me võtame nüüd tavaline koduaia omanik, ta nädas, need kirsid on mul sellised, nüüd saime teada puuviljamädanikust nakatunud ja õunad, et mida tema siis peaks tegema? Et kas sa natukene annaksid siis selle kohast nõu, et mis oleksid need sellised head lihtsad kodused võtted ja me oleme täna võtnud ka siia meie podcasti laua peale erinevaid vahendeid, mida on siis kaubandusest kätte saada. Neil on lauatäis mürki. Lauatäis taimekaitsevahendeid erinevaid ja need on nii sellised mahedamad, aga siis on ka selliseid tugevamaid siin. Et äkki sa natukene valgustaksid siis sellest lähtuvalt, et mida teha, et puu ei haigestuks ja kui ta on haigestunud, kas siis saab teda ravida ja millega? Ja millal? Ja kas need on ühed ja samad ravimid, et näiteks puuviljamädanik, kärntõbi, rooste, et kas selleks on näiteks üks preparaat või tuleb igat haigust erineva preparaadiga tõrjuda. Et kui me võtame nüüd selle esimese paketi, mis on siis sellised nagu nii-öelda tugevamad taimekaitsevahendid. Näiteks ma võib-olla alustaks sellest, et praegu on meil ju hetkel veel märtsi lõpp ja selline ilmad on täpselt sellised veel, et pungad ei ole veel puhkenud viljapuudel ja on õige aeg võib-olla teha seda esmast desinfitseerivat või nii-öelda siis seda ennetustööd, milleks on ideaalselt vasksulfaat ja siis olen siin laua peal ka, on siis raudsulfaat. Nii, aga nüüd raudsulfaat ja vasksulfaat, et põhimõtteliselt tegemist on siis desinfitseerivate vahenditega aitavad nii kahjurite kui haiguste vastu. Nüüd lähme sammsid edasi, et kui meil on nüüd see desinfitseerimine ära tehtud kevadel, siis aprilli alguses näiteks, mis ma nüüd edasi teen? Kas sellest piisab?
või on vajalikud järgmised sammud, et kui mul näiteks eelmine aasta, ma tean juba, olid väga kahjustunud puud, olid haigused erinevad, et mis siis oleks nüüd see järgmine samm ja millal? No üldiselt jah, et mina oma aias olen pigem nagu ütleme selline, kes ei peale selle vase ja raua preparaadiga töötlemise ei tee midagi. Aga ma samal ajal, nagu ma juba enne ütlesin ka, üsna sageli tegelikult kärutan päris palju õunuga, käruga minema, sellepärast et nad mädanevad ja ulatuslikult. Ehk siis tegelikult mul on tunnetus, et ma ikkagi nagu peaks tegema rohkem, ehk siis haigustõrjet päris nii-öelda nende keemiliste tõrjevahenditega. Ja meil on ka siin laua peal täna siis kaasas erinevad keemilised tõrjevahendid, mis on siis fungitsiidid ja insektitsiidid, et äkki sa kirjeldas korraks, et mis on siis fungitsiid, mis on insektitsiid? Jah, et lihtne selline, ütleme, eristada, et fungitsiid tuleneb sõnast fungi ehk seened ja insektitsiid tuleneb sõnast insekt ehk putukad. Ehk siis insektitsiidiga tõrjume me kahjurputukaid ja fungitsiidiga seenhaiguste tekitajaid, seeni siis. Ja kõikide nende nii-öelda kahjurite haiguste tõrjumiseks on oma soovituslik aeg. Jällegi, et kui ma ütlesin nii raud kui vasksulfaadiga pritsimise puhul on ka niimoodi, et me peame meeles pidama, et tegemist on ikkagi sünteetikaga, see on keemia, me peame ohutusele rõhku panema, siis ka need käsimüügi sünteetilised taimekaitsevahendid. No näiteks nagu siin meil on Score, Maverick, Switch, niisugused nimetused. Et nende puhul ka me peame teadma, et ütleme, teatud mahu piires on lubatud ütleme siis ilma taimekaitse tunnistuseta ehk tavalisel aiapidajal seda kasutada. Aga jälle on see, et ütleme, seaduse mittetundmine ei päästa meid kohustusest seda tunda, et esimene asi ikkagi tuleb välja mõelda, mille jaoks ma seda pritsima lähen. No näiteks mul oli see puuviljamädanik ja et siis selleks on meil nüüd ongi 2 fungitsiidi, on meil Score ja Switch, mis on käsimüügis lubatud kasutada ja nende puhul siis on soovituslik pritsimisaeg kenasti toote etiketil kirjas ja alati tuleb etiketist lähtuda, et kuna teatud puu või põõsa liigi puhul on lubatud seda tõrjet teostada. Mõnedel juhtudel on näiteks õitsemise ajal pritsimine keelatud, sellepärast et see on ohtlik tolmendajatele, putukatele. Nüüd, kui me räägime nendest Scorest ja Switchist nagu haiguste tõrje vahendina, et siis mis võiks järgmisena teha peale selle deso siis, et võikski siis ütleme õitsemise alguses teha toote etiketil lubatud kontsentratsiooniga selle pritsimise oma viljapuaias. Ja vastavalt sellele, kui on soovi korrata seda sama pritsi protseduuri, et siis tuleb vaadata selle sama kasutatud toote etiketile, kuna mitme päeva pärast peale esimest pritsimist on lubatud uuesti teha, et tavaliselt on see 10 või 14 päeva, aga seda tuleks kindlasti järgida ja see on põhjus, et miks need sinna kirja on saanud. Okei, aga kuidas ma tean seda, et kui ma nüüd pritsisin ära enne õitsemist, ütleme, et ma tean, et mul oli eelmine aasta, ma olin hädas nagu selle puuviljamädanikuga ja kärntõvega, näiteks pirnipuudel ja õunapuudel ja et mul oli ka ikka lehetäisid ja nii edasi, et kui ma nüüd teen siis enne õitsemist selle esimese pritsimise ära, et kuidas ma siis tean, et ma pean tegema veel ühe, et sellest ei piisanud? Aga võib-olla on lihtne soovitus, et võib-olla ei ole vaja teha seda teist, et ja vaadata ja jälgida ja selles mõttes ikkagi vaatlus on hästi oluline, et oma aias ise vaadelda, mis olukord on ja järgmisel aastal siis teha väike muudatus siis, kui näete, et on vaja nagu teistmoodi. Mis ma veel ütleks on see, et kui on väga niiske aasta,
siis on suurem tõenäosus, et kahjustusi on rohkem. Siis ikkagi leida see aeg, et ikkagi vajadusel teha. Aga kui on kuiv aasta, siis see tõenäosus, et need seened ka rohkem meil kahju tekitavad, on väiksem. Ja siis võib vähemate kordudega, võib-olla isegi ainult selle sama desinfitseeriva vahendiga piirduda. Putukatega on nüüd küll niimoodi, et kui on olnud tõesti, et meil on ka õunakoi kahjustus või õunamähkuri kahjustus. Õunauss siis. Rahvakeeli, kuna on õunalõusid. Et ütleme siis see pihla ja õunapuu võrgendi koi teeb õuna peale, õunakoore pinnale sellise, ütleme, käigukese, et kui on siuksed nagu kaarjad, vingerdavad käigud on ju, et siis see on pihla ja õuna koi töö. Ja kui on sellised sügavamad augud või kaevendid. Aga kas näiteks hästi, soovitakse, et kui on nagu väga kahjustunud oksad, näiteks just kahjurite poolest, et siis lihtsalt välja lõigata, ära visata, et ongi nagu siis peale õitsemist on ju, sul on juba kuskil, ma ei tea, juuli kuu käes, vaatad hästi palju kahjureid, kas siis lihtsalt vahepeal on lihtsam ka see, et lõikad selle oksa välja ja viskad, põletad ära siis näiteks? Mehaaniline eemaldamine. Ega tegelikult sellel ajal väga seda putuka kahjustust, ütleme, teil on kevadel tehtud kenasti see viljapuhuldus ära. Ega keset suve väga seda kahjustust näha ei ole. Vilja peal on näha kahjustust, et kui meil on juba viljad hakkavad valmis saama ja me näeme, et või siis kukuvad maha sellepärast, et varisevad maha. Näiteks ploomidel, ploomivaablane on selline tegelane, kes kahjustab siis juba suts väikses noores vaasis. Ja et kui me nüüd ei taha viljapaias või endal koduaias väga seda sünteetikat kasutada, et siis mida saab veel teha on see, et me saame kasutada erinevaid feromonpüüniseid. Räägime nendest ka. Erinevad, tõesti nendele inimestele, kes siis ei taha neid keemilisi preparaate kasutada, et seal on lisaks sellele, et lihtsalt põhimõtteliselt ei taha, siis on nad ka väga riskantsed, eks ju, võib juhtuda, et valesti kasutada ja seal on väga palju nüansse, et siis on ka selliseid pehmemaid variante, et siin laua peal on meil siis tõesti, kui Kairegi nimetas see feromonpüünis, meil on näide siis feromonpüünis õunakoile, siis on siin olemas selline asi nagu liimpüünis ja siis veel see kolmas, mille sina Kaire kaasa tõid on. Siin on nüüd ka lihtsalt selline tore nagu majakene, kuhu sisse saab asetada vastava feromoniga kleebise. Ehk siis on kaubanduses kättesaadaval, ütleme siis erinevatele kahjurputukatele omaseid kleebiseid, mis siia majakesse pannakse. Enamasti on niimoodi, et erinevatel kahjurputukate kleebised on, ütleme siis, selle putukate liigi spetsiifilised. Ehk siis, kui me tahame õunapuu seda koid püüda, siis on talle oma kleebis ja kedagi teist püüda, et siis on talle oma kleebis, et need on kenasti, see info on nendel. Nii et ma pean ikka üsna täpselt ise ära määrama on ju kodus, et kes mul täpselt seda kahjustab, et vastavalt nagu siis selle kahjustaja liigile siis selle feromonpüünise hankima on ju. Ja siis on need enam levinud, mida me juba nagu teame, et ja kui me räägime näiteks viljapoiast veel, et siis näiteks ploomimähkuri puhul, nagu Ülle juba mainis ka, on natukene nagu keerulisem, et seda tõrje hetke tabada on isegi püünisega kinni püüda sageli on keeruline. Et see on nüüd üks keerulisemaid ja selle puhul on niimoodi, et müüakse täiesti tavalist ilma feromonita ehk seda feromon kui lõhnaaine, mis meelitab seda konkreetset putukat endale ligi. Aga nüüd müüakse ka selliseid valgeid kleebiseid näiteks, et ploomimähkur läheb valge kleebise peale selle valge värvi järgi. Aga ka teda sinna saada on sageli keeruline.
ehk siis kui me räägime uuesti sellest nii-öelda sünteetilisest taimekaitsest ja mis me saame nii-öelda kahjurite nii-öelda eemaldamiseks või siis teha, et siis nagu jälle number 1 on see, et enne õitsemist või nii-öelda õitsemise alguses teha see esmane tõrje ära, sellepärast et emased putukad, kahjurputukad lähevad enamasti sinna õie algmetele munema ja meil on vaja takistada, et need seal nüüd see paljunemisring nagu jätkuks. Ehk siis ikkagi me jõuame selleni, et tegelikult enne õitsemist oleks siis hea nii kahjurite kui ka seenhaiguste tõrje teha, see on tavaliselt, kui me räägime enne õitsemist, siis see on mai algus, ütleme emadepäeva paiku või sinna kanti, et seal hakkavad kirsid õitsema, siis järjest, eks ju, lähevad siis ploomid, õunad, et nii on see järjekord. Et jah, et tõesti siis neid erinevaid feromoonpüüniseid või siis ka kleeplinte võib kasutada, et aga meil on ka siin selline klassikaline looduslik tõrjevahend nagu looduslik roheline seep. Siis on võimalik roheline seep tšilliga, looduslikud taimehoolitsejad näiteks, millel on siis koostised on siis aedliivatee, hariliku kadaka ekstrakt ja niisugused looduslikud siis kontsentraadid tehtud, millega saab ka siis erinevaid kahjureid tõrjuda, et mis sinu seisukoht on, et kas nendega siis peaks nagu põhimõtteliselt, kui tahta neid kasutada, siis samamoodi need ajad on ikkagi sellised, et enne õitsemist ja peale õitsemist ja vastavalt, kui sa näed siis kahjurit, et siis kasutada neid? No roheline seep on üldiselt näiteks päris hästi töötab koduaias lehetäide tõrjeks. Mina isiklikult kasutan näiteks rooside puhul. Mis ta teeb tegelikult selle, mismoodi ta siis seda taime kaitseb, see seep? Ta teeb selle lehepinna selle putuka jaoks nii ebameeldivaks, et ta on kleepuv, ta ei saa sinna kinni jääda või ta ei saa seal edasi tegutseda. Ja ebameeldiv on tal seal olla. Et kui ta veel, ma kujutan ette, sisaldab eeterlikke õlisid, siis ta omakorda natukene võiks ju repellendina kuidagi käituda, et ehk siis ta peletab eemale. Et ma isegi kujutan ette, et jah, et me ju, kellel on näiteks noored viljapuud viljapuaias ja on ju aastaid, kus on hästi palju lehetäisid, siis tõesti ma täiesti kasutaks rohelist seepi, et sa pritsidki sellega nii-öelda selle puu kokku ja muudad need lehetäide jaoks kleepuvaks, ebameeldivaks. Aga mul on nüüd siia hästi võib-olla hästi rumal küsimus, aga teeme need rumalid küsimusi ei ole, aga siis tuleb vihm ja peseb ju maha selle. Ja siis sa lähed uuesti. Nii et tegelikult peaks nagu natukene jälgima nagu ilma teadet, et võib-olla kui on nagu hästi sajune periood, sajune nädal, et siis ma ei istu ja ei oota seda ainust sajuvaba minutit, et nüüd minna, kui nagu tõenäoliselt ta sajab pärast edasi, et siis ma pigem ootan, et nagu okei, et nüüd on mingi kuivem periood ja siis ma teen selle ka rohelise seebiga, et siis teen selle tavaliselt enamasti ka, kui seda vihma ikkagi kogu aeg kallab, siis ma ei ole väga näinud, et roosidel oleks nüüd või mujal oleks väga ulatuslikult neid lehetäisid ka, et see kaitseb meid juba nagu eos. Aga millal ma peaksin kasutama neid feromoonpüüniseid, et kui et ma saan aru, et ma teen enne pungade puhkemist teen selle desinfitseerimise, siis panen selle skoore näiteks ja kas alles siis feromoonpüünised või mis hetkel need ja liimpüünised, et millal need paigutatakse viljapoeda? Alates, võiks öelda, et alates õitsemisest ja ta võib olla kogu hooaja vältel, aga mida siin tasuks tähele panna selle feromoonpüünise puhul? Erinevate tootjate puhul on see erinev, et mõnedel juhtudel on näha, või me oleme näinud, et see kleepuv osa väga kiiresti kuivab. Et siis käia ikkagi, kord nädalas või alguses võib-olla isegi tihedamini õitsemisperioodi ajal katsumas seda kleepriba, et kas ta ikka kleepub. Et kui ta ei kleepu, siis tuleb uue vastu vahetada. Et see on oluline, et kui ta ei kleepu, siis ta ei võta seda putukat ka kinni, et mis selle point on selle feromoonpüünisel, et
ta püüab sinna oma feromoniga nii-öelda meelitab enda külge isased putukad. Ehk siis potentsiaalselt ta hävitab või nii-öelda muudab väiksemaks selle võimaluse emastel ja isastel paljuneda. Ehk siis vähendab seda populatsiooni. Et ja mis veel on see, et näiteks kui me räägime pihla ja õunapuu koist, et mõnedel aastatel on näha, et õudselt palju on pihlakatel neid võrgendeid ja õuntel ja et öeldakse, et kui on väga hea pihlaka aasta, siis nendel aastatel tavaliselt õunapuuaias väga palju pihla ja õunapuu koiga probleeme ei ole. Et nendel on piisavalt süüa, et nad tulevad nagu õunaaeda sellepärast, et neil ei ole piisavalt süüa pihlakapuude otsas, vaid et nad siis otsivad nagu seda teist. Ja sellepärast öeldakse ka, et pihlaka puid ärge väga õunaaia lähedale istutage, sellepärast, et need on siis hakkab ta liikuma siis pihlaka ja sinu õunapuude vahet. Et jah, et see on selline põnev maailm, et aga muidugi ütleme nende kahjurite haiguste tõrjes on igasuguseid, on ka selliseid asju ka, mida me kuuleme, et kes siin Coca-Colaga tõrjub ja kes siin igasugused, selle peale vist võib öelda, et kui see töötab, eks ju, ja ei ole ohtlik sinu tervisele, siis kõik, mis töötab ju on ainult hea, et kui sa saad tõrjuda Coca-Colaga näiteks, siis palun väga. Ja ma muidugi lihtsalt ütleks, et ma kujutan ette, et see Coca-Cola põhimõte selle versus rohelise seebiga võrdluses ikkagi põhimõte võiks neil olla sarnane, et Coca-Cola, kui me seda pritsime, kui Coca-Cola pudel ümber läheb, siis kõik on kleepuv ja ebameeldiv. Ta tegelikult tekitab seal taimelehe peal samasuguse efekti, ja täpselt samasuguse efekti, nagu seda teeb roheline seep. Ehk siis aga jah, kui on soovi rohelise seebi asemel kasutada Coca-Colat, see on igati fine, kui see töötab. Okay. Aga ma tahaks korraks veel selle liimpüünise osas, et sul oli enne saadet, me lihtsalt põgusal sinna omavahel rääkisime, et sa rääkisid väga huvitavalt, et sina soovitasid seda liimpüünist kasutada hoopiski sügisel juba, et me oleme enamasti harjunud, et pannakse seda kevadel, et äkki sa korraks sellest liimpüünise sügisel kasutamisest ka veel siin kuulajatele, et mis see mõte nagu sellel on? Ja, et mis see sügis tähendab, september siis juba panen selle ümber või oktoober või et kuna siis see? Ja ma pean nüüd natukene ütlema, et ma ei ole entomoloogias kõige tugevam, aga et ma katsun olla nii-öelda teoorias, et põhimõte on selles, et kui me nüüd enne kui kahjurid, ütleme need, kes ei lenda, vaid ütleme siis ronivad mööda puutüve, kes on puu peal toimetanud ja tahavad minna mööda puutüve sinna õunapuu alla talve veetma, siis kui me oleme sinna selle püünise paigaldanud või nii-öelda selle püünise vöö ümber selle tüve, siis me sisuliselt takistame talle tema seda teekonda sinna pindmisesse mullakihti talvituma. Et sellisel juhul võiks see töötada, aga et see ajastus on väga hea küsimus, et kindlasti ütleme enne püsivaid öökülmi, et aga mitte siis, kui on veel nagu liiga soe, et ta kuidagi on siuke nagu, et kindlasti enne püsivalt, kui ilmad on külmaks läinud. Aga võib ka kasutada kevadel, et siis takistab nagu vastupidist, et siis kui nad hakkavad sealt altpoolt ülesse poole ronima. Ja meil oli kolleegidega alles jutt, et me entomoloogides kolleegidega, et jälle avati minu jaoks natuke selline teine teema, mida ma ei olnud ka mõelnud, et ma eelmisel aastal ise nägin oma isa juures kirsipuudel, et noored kirsipuud olid lehetäisid täis ja ta vaatas ka, et mis ma tegema pean. Ja siis tegelikult, et sipelgad, kui on lehetäid, siis on alati sipelgad platsis. Sipelgad iseenesest ei tee ju mitte midagi nagu halba, aga neil on selline, ütleme, selles putukate maailmas on neil selline, ütleme, tööjaotus, et sipelgad kaitsevad lehetäisid. Ja sisuliselt kaitsevad neid näiteks lepatriinude eest, et lepatriinud ei saaks neid ära süüa. Et
et selles mõttes nagu sellisel juhul on alati kasulik, kui me paneme selle ja meil on lehetäidega probleeme, siis kõigepealt seal nii-öelda puu nii-öelda pealmises osas me kasutame seda rohelist seepi, on ju, ja siis paneme selle liimivöö sinna tüvele, et maapinnalt ei saaks sipelgad minna kaitsma neid lehetäisid. Sest meil puu peal ei ole vaja, et need sipelgad neid kaitseksid, sest puule endale nagu see teeb rohkem kahju. Et selles mõttes on ka nagu... Jaa, et ma olen ka sellise liimivöödega, tegelikult neid päris palju kasutatakse, kui ma sõidan ka ringi, siis ma näen, et inimestel on nad ikkagi aias olemas, et kõik ikkagi tegelevad ja eks see on väga tähtis, et tegelikult on see ju väga tähtis, et kõik oma aias hoolitseksid viljapuude eest, lõikaksid neid regulaarselt, hoiaksid nad heas väetamistoonuses nii-öelda ja ka tõrjuksid vähemalt mingilgi määral siis nii haigused kui kahjurid, seda enam siis nad levivad ka vähem, et see on nagu tähtis, et... Ja minule jäi sellest tänasest vestlusest küll mulje, et neid nagu, et võiks tõrjuda, aga et ka hästi oluline on see, et taim oleks ise terve või et nagu toetada tema seda tervislikku seisundit enne kõike, et siis kui on ta nagu, tervis on hea, et siis need haigused ei hakka ka nii kiiresti külge, et kõik need mikrohaavandid, kus sa rääkisid, võib sisse minna haigus ja et kui siis juba nagu on väga haiget puud, et siis tõesti tõrjuda, aga kõik need desinfitseerimise mõtted, liimvööd, kõik asjad, et nagu, et tingimata ei pea keemilist taimekaitset kasutama ja lihtsalt, et hoida puud nagu, proovida teda nagu tervislikuna hoida, siis et tal oleks hea olla. Ja kui te näete juba, et teil on nagu mitu aastat järjest kas või puuviljamädaniku või mõne haiguse või kahjuriga probleeme, et te sõna otseses mõttes saak on rikutud, siis tuleb teha vastavad otsused, et selles mõttes on nagu aga et igal juhul on see, et taim peab kõigepealt olema hästi toidetud ja tundma ennast hästi, et kui sa näed, et ta ikkagi juurdekasvu on tal piisavalt olnud, järelikult ta tunneb ennast hästi. Aga et kui ta on ikkagi samal ajal, igal järgneval aastal sama suur ja peaaegu talle juurdekasvu ei tule uute okste näol, siis tuleb midagi selles osas ette võtta. Jaa. Aga suur tänu sulle täna, et sa tuli meie juurde, me saime väga palju targemaks, mul tuli nii palju asju meelde, meil on küsimusi tegelikult veel palju, aga me saime ikkagi kõik vastused küsimustele, mis on tegelikult kõige olulisemad ja kõige põletavamad. Nii et suur tänu kutsumast. Sulle. Ja suur aitäh sulle. Ja Ära Närtsi podcast on ikkagi varsti laivis ja siis ühesõnaga me jätkame oma tööd siin aiandusmaastikul edasi, nii et meie poolt istutades oled sa õnnelik. Ja ärge siis närtsige, palun.